Tere tulemast tagasi, sõbrad! Auto tagaistmel istunud sinise majanduse visionäärist oleme tagasi siin Kultuurikatla laval ja räägime sellest, millised toonid on nähtaval Eesti majanduses, mis on tänane seis ja mida võiks tuua tulevik. Head panelistid, kelle videotutvustusi te juba kõik nägite, ilma pikema sissejuhatuseta asume kohe asja kallale. Ülo, te vastutate Eesti Pangas muu hulgas ka majandusuuringute eest. No siis te ilmselt teate Eestis kõige paremini, mis värvi tegelikult Eesti majandus on praegu ja kuidas need toonid viimastel aastatel muutunud on? No, värvikama peale võib mõelda väga laialt ja kui möödunud aasta võib üsna mustades toonides kokku võtta, siis hetkel ka läbi selle, et me viirusega suudame hakkama saada, siis tundub, et asi läheb helgemaks. Arvan, et igal inimesel on oma tunnetus helgel oleku värvitooni tunnetus, aga kui me mõtleme nagu majanduse peale, et me oleme sellisest raskest seisakust üle saamas, siis ikkagi niisugune tärkav rohelus tundub, et on see, mis nagu hetkel silma hakkab ja mida salatakse kliimategurid ja rohetumine ka selles mõttes kahtlemata meid ees on ootamas, et ma ei oska öelda, et kas me just nüüd oleme rohelised, ilmselt veel mitte, aga see tulevik tundub vähemalt roheline. Me tuleme üsna pruunist minevikust, eks ole, aga samas meil on lootused olla siis, ma ei tea, kas rohelised või sinised või mis värvi need see digitaalne ja nii-öelda tehnoloogial põhinev, hooliv, kaasav, jätkusuutlik majandus olema peaks. Aga kas meil tegelikult on arusaam nendest piiridest Eesti majanduses, nendest klaaslagedest, mis meie tehnoloogiasektori paisumisel võivad vastu tulla, sest see kasv on tegelikult olnud ju viimastel aastatel erakordselt kiire. Kas me ühel hetkel elamegi riigis, kus toimetavad 3-4 ükssarvikut ja kõik teised siis, ma ei tea, kuidagi vaatavad niisama, kuidas hakkama saada? Ma arvan, et klaaslagesid on nii näiliseid kui päris lagesid ja päris laed võib-olla tõesti tulevad näiteks talendi kättesaadavuses esile, aga mina ise arvan, et Eesti majandus on lillelist tooni ja selline mitmekesine bukett ja selline õitsev ikkagi, sest tehnoloogiasse investeerimise trendid näitavad ikkagi suhteliselt pidurdamatut kasvu. Et kui me 5 aasta eest olime õnnelikud, et meil on aasta jooksul 100 miljonit investeeritud tehnoloogiasse, siis tänavu tuli see 1 kuuga kokku. Ja seal need klaaslaed on pigem talendi ja inimeste ja meie ajudega seotud kui et raha kättesaadavusega. Rahapuudust justkui tõesti ei ole, eks ju, aga kus kohas see piir meil tegelikult ette tuleb? No, ütlesid kuu ajaga 100 miljonit investeeringuid. Ma ei tea, mõtleme kas või Singapuri peale, eks ju, kus need numbrid on veel, ma ei tea, 10-20 kordsed. Ka väike linn riik, eks ju, nii nagu Tallinn. Mis need takistused on, et me ei võiks kasvada sinna maani? Ma arvan, et need takistusi tegelikult ei olegi, et need on pigem meie enda peas, et talendi kättesaadavuse indeksites või talendi huvis tulla Eestisse. Eesti tegelikult tuleb aina parematele positsioonidele ja need probleemid on kõik ületatavad, kui Eestis võetakse ette lahendada probleeme, mis maailmale korda lähevad. Ja see on nagu see, mis tegelikult need inimesed toob just meie positsioonidele. Lisades selle juurde, et tegelikult asukoht on ju aina vähem tähtis, siis, ja seda me näeme juba ka läbi e-residentsuse, et on 10 000 inimesi, kes Eesti majandusruumi kasutavad juba distantsilt, et ma arvan, et me oleme väga heas positsioonis tunnustada need klaaslaed ära ja lihtsalt minna uhkelt edasi. Piret, te juhite
Tehnopoli tervisetehnoloogia valdkonda. Ma saan aru, et teile see nii-öelda hõbemajanduse sõna väga ei meeldi, et jah. Mida see tähendab? Just täpselt, mida see siis tähendab, et kui te ütlete nüüd hõbemajandus, siis kõigile tulevad ette sellised pikad hõbedased lookid, vana inimesed. No Arnold Rüütel minul isiklikult. No Ita Ever, eks ole, kõik väärikad vanema generatsiooni esindajad, aga tegelikult on see, sinna mõiste alla mahub niivõrd palju rohkem kui sellised vitaalsed vanainimesed, eks ole, sest kui me vaatame meie demograafilist seisu, siis neid inimesi, kes jõuavad sinna 50+ sektorisse vanuse poolest on juba hästi palju, samas tulenevalt meie taustast ja ajaloost tegelikult tervelt me seda pikendatud aega ei ela kahjuks veel. Nii et see tehnoloogia mõttes, et kui sa ütlesid, et on hästi palju on investeeritud, siis teiselt poolt ka see turg, ma näen, kuhu seda võiks investeerida ja kuhu need lahendused võiksid jõuda, on jõudsalt kasvamas nii Eestis kui ka välismaal. Nii et 50+ ei ole vanainimene kõnniraamil, vaid 50+ on mina olen. Ja ma oskan kasutada arvutit, ma tahan saada digilahendusi selleks, et oma tervist paremini jälgida, ma tahan olla sotsiaalselt seotud, kas või siis ka digilahendite abil, nii et jaa, see on kasvav turg. Kas me tegelikult oskame üldse igatseda ja tahta neid teenuseid, mida meil päriselt vaja oleks, mõeldes nüüd selle sama nii-öelda üha nutikama eaka peale, kes tahaks kõnniraami nurka visata ja võib-olla Siirile öelda, et vii mind nüüd poodi? Jaa, või siis valida Siirilt näiteks prantsuskeelse tableti manustamise süsteemi, sellepärast, et ma olen kunagi võib-olla lapsepõlves õppinud prantsuskeelt ja ma tahaks, et see minu aju stimuleeriks sedasi. Et kindlasti me kasvame praegu koos selle turu ja tehnoloogiaga. Et ma usun küll, et miks ma praegu tegelen selle asjaga on see, et mina siis, kui ma jõuan päriselt sinna hõbedaste lokkide juurde, et mul oleks siis need digilahendused päris elus ka kasutada ja selle nimel tuleb praegu tööd teha. Siiri võib muidugi alati ulatada ka juuksevärvi, eks ju. Seda küll, jah. Lokid ei ole ka paratamatus. Seda küll, jah. Marko, mulle tundub, et valitsus ja riik on viimasel ajal püüdnud ühiskonda, no vähemalt retoorikas üsna jõuliselt pöörata. Ma ei tea, mõtleme kas või selle koroonakriisi peale, kust oli vaja välja pöörata, rohepööre, digipööre, aga kas need juhid, keda me oleme usaldanud seda ühiskonda ja riiki juhtima, päriselt ka saavad aru, kuidas neid protsesse juhtida? Ma saan aru, et see on sinu spetsialiteet või tegelikult natukene on meil nii, et nagu selles laulus, kus Piilupart oli rongijuht? Jah, poliitikas olen ma selgelt asjaarmastaja ja selline pealtvaataja, aga küll ma näen erinevates organisatsioonides sellist muutuste juhtimist ja seal on tõesti vaja sellist nägemuse olemasolu ja ka usku, et see on saavutatav ja ka vahendite sellele pühendamist ehk, et kui sa ütled inimestele, et ülehomme peate hakkama teisiti käituma, siis jääb see natukene nagu nende inimeste enda lahendada. Ehk siis ettevõtjate jaoks on vaja sellist stabiilset keskkonda, kus toimetada, kus reeglid pidevalt ei muutu. Teaduse seisukohalt on vaja investeeringuid, et need eksperimente läbi viia, mis meid tegelikult innovatsioonini viivad. Ehk et kui ma võtan need kaks jõudu kokku, ettevõtjad kui rahulolematud, kes proovivad kogu aeg leida selliseid uusi vaatenurke, kuidas mingeid probleeme lahendada ja teiselt poolt teadus, mis siis neid lahendusi aitab välja mõelda. Ja siis sinna juurde siis selline nagu jõudline reeglite loomine, mis siis aitab neil mõlemal nagu koos opereerida. Ülo, kui me unistame ilusast sinisest majandusest ja vaatame seda meie pruuni minevikku või ka hõbedasest majandusest, eks ju, siis kui kiiresti tegelikult Eestis on võimalik muutusi juhtida puht, kui vaadata nüüd numbreid, vaadata seda majanduslikku loogikat, et investeeringute mahud tehnoloogiasektorisse kasvavad küll meeletu kiirusega, aga kas see on piisav, et päriselt muutust ühiskonnas ellu viia või tegelikult suur osa meie majandusest on ikkagi kinni traditsioonilistes valdkondades? See majanduse struktuuri saab mõõta erinevatel viisidel, et üks võimalus on vaadata, jah, et kui palju raha luuakse, tulu saadakse, teine võimalus on vaadata, et mis erialadel inimesed on hõivatud.
ja kui just seda viimast vaadata, hõive poole pealt vaadata, siis seal tegelikult need muutused on tihti väga-väga aeglased. Et kiired muutused, suured muutused saavad, me räägime ka kiire muutuse puhul mõne aasta puhul, kiirestusest, saavad tulma ainult väga suurte kriisidega. Võib-olla see kliimakriis on juba üks selline, mis toob meile kaasa väga kiired muutused. Raske on minul seda kommenteerida, aga kindlasti, kui me vaatame digimuutuseid ja seda survet, siis siin ju tegelikult on ju viimased paarkümmend aastat räägitud Eestist kui e-riigist, Eestist kui digi-eesvedajast, aga kui vaadata nagu andmete pihta, siis et kuidas Eesti majandust seda mõjutanud, siis alles peale 2010. aastat hakkas see sektor võib-olla aktiivsemalt rahvamajanduses silma kui kasvav sektor. Ja siis 10 aastaga on kahekordistatud oma hõivet ja umbes kolmekordistatud siis seda käivet või siis seda lisandväärtust, mida majandusel luuakse. Me oleme nüüd selles eksponentsiaalse kasvu faasis. Nüüd see lähebki käima. Nüüd see kõik muutub. Ja kui me nagu võrdleme siis seda, et kus need eeskujud on, et kuhu poole me võiksime minna, et olgu see siis Iirimaa, kes on väga selgelt teatud sektoris väga innovaatiline, väga kõrgelt arenenud riik või ka Põhjamaad, siis tegelikult see majanduse just see hõive struktuur nii palju tegelikult ei erinegi. Et jah, teatud sektorid on natuke suuremad, võib-olla kui Eestis, mõned sektorid on siis väga väiksemad, aga kui vaadata nagu teenindavad sektorid, näiteks kaubanduses on ikka 20-25% inimesi tööl. Ehk et seal tegelikult seda teenindust, mida siis vaja on sinna kõrvale, et see ikkagi on suhteliselt universaalne. Kui just ei tule revolutsiooni mõnes selles erialas, mida me saame siis muuta ja sealt seda hõivet kaasata siis võib-olla hoopis IT-arandusse rohkem. Lihtsalt kassapidajal on nüüd võib-olla iPad, taksojuhil jooksevad 3 äppi paralleelselt, ta ei istu enam jõude, ei pea kiisuga suhtlema, vaid ta on küll jah, käed on veel rooli peal veel, sest veel peab, aga tegelikult see tehnoloogiamajandus toimib seal taustal. Tehnoloogiamajandus kindlasti aitab just nimelt, aga ta ei ole veel siiamaani vähemalt väga palju ära murdnud seda, et me näeksime traditsioonilistes sektorites hõive suuri muutusi. Aga jällegi, et eks aeg näitab, et võib-olla see surve tuleb kiiremini, kui me oskame oodata. Võib-olla selle usu tekitamine selles, et kui ma nüüd investeerin sellesse muutusesse, et siis see edu järgneb, sest ettevõtjad ikkagi ju mängivad oma rahaga lootuses võita, mis on ka tegelikult põhjus, miks selline keskkonnasäästlik mõtlemine nii aegsasti juurdub, et see mõju on pikaajaline tulema ja ka tegelikult mitte nii isiklikult kohe tajutav. Ehk siis inimesed tahaksid olla paremad, neil lihtsalt ei ole paremaid viise. Ja kui me mõtleme selle peale, et me tahaksime nüüd hakata kõik nagu uuendama, siis ennekõike meil on vaja usku sellesse, et see on võimalik. Ja teistpidi ka nii-öelda soodne keskkond, mis aktsepteerib ebaõnnestumist, katsetamist ja ka sellist võrgustumist, kus ideed saavad omavahel kokku ja nendest tekivad uued tervikud. Aga see võib-olla oluline ka vaadata, et see tänane otsus ei pruugi tulemust tuua homme, järgmise aasta või ülejärgmisel aastal, vaid võib-olla 10 või 15 aasta pärast. Ehk et tihti nendel otsustel on väga pikk mõjuperiood, kus me alles saame neid vilju noppida. Ja seda eriti tervisevaldkonnas ja hoolekandes, kui me vaatame, et ma tänan, Marko, et sa tõid selle riigi rolli siia selle suunanäitajana sisse, sest mina oma valdkonnas näen hästi tugevalt seda vajadust, et tekiks väga konkreetsed ärimudelid ettevõtjate jaoks. Siin on vaja hästi palju riigi tuge, sellepärast et sotsiaalvaldkond praegu veel tegelikult hetkel ei tundu investoritel väga nagu liialt atraktiivne ei ole. Küll on esimesi ingelinvestoreid on näha siin ja seal, kes on nõus panustama sellesse, aga samas, kui me vaatame teiselt poolt seda turu kasvu, ma ei saa seda nimetada nüüd kriisiks või revolutsiooniks, aga Euroopa poliitilistel tasanditel on lõpuks jõutud selleni, et on tulnud paber välja, et vananemine on okei. Et nii juhtub meie kõigiga. Ja see turg tegelikult kasvab ja vajab väga kiiret praegu juba sekkumist selleks, et need muutused oleks siis tulevikus käega katsutavad. Piret, aga mis need probleemid seal siis on? Meil on ülikonservatiivsed regulatsioonid, mis takistavad terviseteenuste, sotsiaalteenuste testimist, implementeerimist tegelikult. Kus sina neid probleeme näed? Need, mis sa nimetasid, need on kindlasti ühed põhjused ja meie oma klastris tegeleme väga aktiivselt sellega, et leida teenustele testimisvõimalusi ja leida neid inimesi, kes on nõus neid katsetama toores faasis teenuseid, aga ma näen siin väga suurt rolli
Eesti kontekstis kohalikel omavalitsustel tegelikult, kui me vaatame sotsiaalhoolekande teenuseid, siis praegu mul vägisi tuleb kogu aeg see võrdlus silme ette, et meil on tohutu kulutuli tegelikult kuskil lahti ja siis kohalikud omavalitsused pisikeste niisuguste pangekestega käivad sortsutavad, kustutavad siis kõige kriitilisemaid kohti. Et tegelikult minu ideaalmaailmas võiks see prioriteetide nihe toimuda juba ja tulla sealt viimasest otsast ikka tunduvalt ettepoole meie elutsüklis, kus me hakkame ennetama, kus me hakkame mõtlema selle peale, et mis meist saab siis, kui me enam ei saa ise. Ja ma lisaksin see vahel, et teine sõna regulatsioonide kohta on turvavõrk, et suur osa neist on ju tegelikult vajalikud selleks, et me neist endast ühiskonna nõrgemaid gruppe saaksime kaitsta, aga alati on seal ruumi just täpselt selleks, millest Marko rääkis, eksperimenteerimiseks ja see ei ole kuidagi ütleme siis teadus-arendusasutuste või ettevõtete luksus, et vastupidi, ka avalik sektor on täis kõrgelt haritud inimesi, kes tunnevad teaduslikke meetodeid väga hästi ja eksimine ja katsetamine ja edu saavutamine ja regulatsioonidest teistmoodi mõtlemine, ma arvan, on üks viis, kuidas Eesti saab eristuda ja seeläbi nagu määrata oluliselt jõulisemalt, mis värvi meie majandus on, kui me ainult võtame endale selle teadmise, mis meil on juba olemas ja me ei vaata nende klaaslagede poole, sest need on kõigest miraaž. Siin oli varasemalt sissejuhatavas ettekandes juttu alternatiivide leidmisest, et sul on olemas probleem ja siis sa proovid seda teistmoodi lahendada, et samamoodi neid süsteemseid ühiskondlikke probleeme on tihtipeale parem lahendada, minnes nii-öelda ülesvoolu ja tegeledes nende põhjustajatega. Ehk siis võtame näiteks nagu pikema, ütleme, tervema elu tagame läbi kehakultuuri või ütleme näiteks laste huvihariduse toetamine. Mõtleme kas või kui palju on tänaste selliste ükssarvikute juhtidest varases nooruses kokku puutunud arvutitega või kuidas nad on olnud kaasatud keskkonda, kus selline proovimine ja katsetamine on teretulnud. Ehk et see selline liivakasti loomine, kus sul on võimalik oma ideid läbi mängida ja luua neid eluaegseid suhteid, tegelikult annab inimestele võimekuse neid probleeme ise lahendada. Ehk et sellist, see, et riik peaks kõiki toetama, ma nagu ei näe, küll aga see, et peaks nagu minema nende võimalikelt soodsate tingimuste loomise juurde. Alustame sealt. Ja ma olen sinuga, Marko, täiesti nõus, et riik ei peagi toetama ja võib-olla tulevikus kõik need ükssarvikud saavad ka ükskord vanaks, et nad on ka võimelised neid teenuseid ostma. Kas ükssarvik saab ka üldse vanaks? Ma arvan küll. Jääbki igavesti nooreks? Ei. Küll ükskord tuleb meil ka see kõnniraamiga ükssarvik vastu, nii et ei ole siin ka nendel pääsu kuskile. Aga mida ma tahtsin öelda, just need soodsad tingimused ja vaatame eriti seda hõbemajanduse tsüklit, siis see on kindlasti pikem kui valimiste vaheline 4 aastat. Nii et siin riigipoolsed prioriteedid ja kindlad strateegilised sihid, mis on pikemad kui 4 aastat, vaadates just demograafilist seisu, mitte niivõrd poliitilisi tuuli, et see on hästi oluline. Mikk, ma tean, te olete tegelikult arendamas välja just nimelt selliseid inimese poole vaatavaid teenuseid, mis peaksid aitama meil ka sellest koroonamasendusest välja tulla. Äkki sa lihtsalt veidi kirjeldad seda, et me saaksime üldse aru, mis need praktilised lahendused on, kuhu te olete praegu jõudnud? Me tõepoolest Accelerate Estonia programmis tegeleme just sellega, mis Marko kirjeldas, et otsime üles selle süsteemse probleemi ja avalik sektor tegelikult väga januneb koostöö järele erasektoriga, vähemalt need, kellel on selline missioonitahe nagu eriti kõrge ja nendega me töötamegi selle nimel, et leida kas Eestist või ka välismaalt tänastes tingimustes on see ka väga lihtne ettevõtlikke tiime, kes ei taha lihtsalt mingit uudset teenust riigile maha müüa, vaid kes ongi valmis tulema ja süsteemi selle põhialuseid nagu analüüsima ja siis pakkuma välja, kuidas kogu see mäng nagu ümber pöörata, et saaks kättesaadavaks terve posu uusi teenuseid, mida riik võib-olla ei peagi enam osutama. Ja hetkel on meil käimas näiteks projekt, mis võiks aidata autoriõiguste vallas Eesti loomesektorit palju suurema sissetuleku juurde keskpikas perspektiivis. Varem me oleme sügavuti läinud ringmajanduse edendamisse ja teeme seda ka praegu, et tekstiilijääke ja toidujääke ja biomassi, mis tekib, et meil tekiks oskused
seda väärindada ja et meil oleks ka just see stiimul just nimelt regulatsiooni tasemel, mida täna ei ole ja ka kellelgi ei ole seda hõbekuuli ütlemaks, mis see stiimul on. Ja sellepärast me siis kutsumegi ajutiselt tiime appi seda välja selgitama ja siis ellu rakendama. No uudised uuest nii-öelda jäätmed seadusest, selle seaduse täpne nimi jääb nüüd hetkel küll igaühe guugeldada, on ju tegelikult juba töös. Keskkonnaministeerium juba tegeleb sellega. Me peaksime hakkama varsti reaalajas nägema, kuhu meie banaanikoor ja see ära visatud auguline sokipaar, kuhu ta liigub, eks ju, ja iga inimese enda vastutus peaks siis saama just seeläbi nagu nii-öelda suurema rõhu. Eks. Et tegelikult need on ka seadusandlikus mõttes ju protsessid, mis on töös. Mina oma mätta otsast vaadates tahan lihtsalt teha kindlaks, et selle raames lahendatakse ära näiteks ka Maaeluministeeriumi ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi jaoks tähtsaid probleeme, sest kui neid ei lahendata, siis liiga tihti kipub ikkagi kaikaid kodaratesse sattuma. Piret, proovides veel konkreetsemalt aru saada, millised teenused praegu nii-öelda töös on, mida me oskame juba ette kujutada, mis seda meie nii-öelda hõbemajandust võiks edaspidi kanda. Äkki tood ka mõned näited, mida nagu praktiliselt tegelikult juba saaks ära teha selle asemel, et inimene nii-öelda oma eakas vanaema viia kohaliku omavalitsuse väga kulukas, kallis hoolekandeasutusse, et kas saaks kuidagi paremini juba praeguste lahenduste juures? No üks lahendus on kindlasti see, et mitte viia vanainimene siis teenuse juurde, vaid tuua teenus vanainimese juurde koju, kus ta on harjunud olema. Ja selleks on praegu juba tegelikult, kui me vaatame, minu jaoks väga hea näide on näiteks Oulu linn ja ülikool ja kohalik omavalitsus on pannud pead kokku ja tõsiselt hea sellised teenuste ringi sealsete Oulu vanainimeste jaoks välja arendanud. Näiteks kas või kuni selleni välja, et hooldaja, kes käib inimest vaatamas, siis tal on elektrooniline lukk või siis Bluetoothi kaudu lukk, millega ta saab vanainimese korteri lahti teha või siis kinni panna. Ja kui meeltesegaduses vanainimene ise kipub seda ust lahti tegema, siis läheb häire kuskile kas siis omastele või siis hooldajale. Ja selliseid pisikesi ja üsna kergesti tegelikult rakendatavaid lahendusi on praegu juba kõik kohad, kui me vaatame, maailmas on täis. Aga siia juurde, kui me veel paneme selle, et siis järgmine etapp võiks ju see olla, et vanainimesed ei lähe siis sinna hooldekodusse, kus ta siis on 24/7 hoole all, vaid siis on näiteks kohalikud omavalitsused siis nagu ehitatakse sotsiaalmaju, ehitatakse ka selliseid valla omaduses olevaid vanainimeste kodusid, ütleme nii, kus siis terve see teenus on kena paketina, ka elektroonilised ja kõik digiteenused on ühte majja pakendatud, aga vanainimene on ikkagi oma selles tahtes vaba ja ta ei ole ikkagi hooldekodus, vaid ta käib ka ise poes ja teeb kõiki neid asju, nii et neid lahendusi on hästi palju ja ma ikkagi tuleks, nagu Marko ka ütles, ma tuleks selle juurde tagasi, et ma nii tahaks näha, et see raskuskese sellest lõpust ikkagi liigub sinna ennetuse poole peale ja Accelerate Estonia ka oma vaimse terviseprogrammiga tegelikult panustab sinna, et eks need probleemid, miks me ükskord jõuetuks ja avituks muutume, algavad, on juba alanud halb uudis. Nii et nendega tuleb tegeleda ikkagi siis, kui nad on tekkimas, mitte siis pärast tulekahjus kustutada. Oskan samast valdkonnast paar näidet tuua, kus ka ärimudeli innovatsioon on võimalik, näiteks samas Helsingis antakse noortele elupaik vanadekodus, kus nad siis igapäevaselt nende vanainimestega suhtlevad ja lahendavad või natuke leevendavad seda korteripuudust, mis on linnas. Ehk siis seal on konkreetselt vaja lihtsalt mõelda lahendusi sellele, kuidas rahastada hooldajaid ja see on teistmoodi lahendatav. Teine näide siit samast Eestis, kui mõtlesime ka personaalse pakendamise lahendust välja, siis vanainimestele ravimite koju toometamine ei saa juhtuda kulleri abil, kuna seadusest tulenevalt peab tervishoiutöötaja need ravimid üle andma. Ehk siis väike muudatus seaduses annaks tegelikult väga suure efektiivsuse, kui me mõtleme näiteks hooldushaiglate peale, kus inimeste ravimeid tuuakse apteegist nende inimeste krediitkaartidega või et seal on hästi palju nagu praktilisi asju, mida ümber korraldades on võimalik seda efekti saavutada. Hooldekodusse viin mina kui mitte tervishoiutöötaja need ravimid sellele hoolealusele või
kindlasti võiks ka siin seda arvestada siis, et need asutused, mida siis hõbemajanduse raames luuakse, et need ei pea tekkima kuskile hästi kaugele silmalt ära. Mul on hea näide tuua Hispaaniast, kus kenas vanalinnas päikese all on seesama hooldekodu on tegelikult täitsa linna südames, et meie mõistes nagu mingi Kullassepa tänaval näiteks. Seal muidugi tekivad teised vigurid juurde, et kepsakad vanainimesed kipuvad ümbritsevates baarides väikest kesvamärjukest nautima ja siis ütlema, et küll hooldekodu maksab. Aga see selleks, et aga minu mõte on see, et kindlasti ei saa, keegi ei taha saada ära lükatud kuskile võssa kaugele, 100 kilomeetrit kaugele silmalt ära. Nii et kindlasti võiks see ja peaks olema meie keskel kõik see. Head sõbrad, meil tegelikult on võimalik võtta küsimusi ka publikust ja te olete kõik oodatud lisama siis YouTube'i oma kommentaare. Sõnastage sinna küsimused, tähelepanekud ja ma annan endast parima, et need jõuaksid panelistidele nii selles paneelis kui ka kõigis järgnevates. Nüüd, kui see on öeldud, kasutame seda moderaatori privileegi, küsin ise veel. Kui me vaatame reaalselt majandusnäitajaid, siis selle jutu põhjal jällegi, mis me siin rääkisime, jääb nagu mulje, et Eestis tegelikult on kõik väga hästi, meil on kohe tulemas uued ükssarvikud, digimajandus õitseb. Aga see kurb tõsiasi on ju tegelikult see, et meie erasektor Euroopa mõttes on digipöördes ikkagi maha jäänud üle. Et tegelikult meil on mõned head silmapaistvad näited, meil on tore XD ja tore e-riik, aga erasektor laiemalt on tegelikult alles ootab seda digipööret. Mis me sellest tegema peaks? Erasektor on võib-olla natuke liiga üldistatud või me teeme liiga nendele, kes on tegelikult väga tublid. Nagu mainisin, tegelikult meil on IT-sektor kiiresti kasvanud, ta moodustab juba üle 5% majandusest. Aga 5%, 95%. Aga väga suur hulk ettevõtetest tõesti on tegelikult erinevate uuringute järgi vähemalt digitaliseerimises veel kaugel Euroopa keskmisest. Et mitte öelda, et savast sörkijad oleme. Ja mida siin teha saab, ma arvan, et me peaksime lihtsalt arvestama sellega, et milline see Eesti on. Et ühel poole pealt ka kõik need head mõtted, kuidas tulevikus meie vanaduspõlve näiteks paremaks teha, siis me peame arvestama, et aga me oleme jätkuvalt ikkagi kordades vaesemad oma sissetulekutelt kui võib-olla rikkamad riigid. Et kõige lihtsam on võrrelda keskmist palka meil ja Soomes, üle 2 korra on väiksem ikka veel. Et me peame lihtsalt selle aru andma endale, et meie võimekus tänu sellele on ka väiksem. Ehk siis Eesti ettevõtetel tegelikult sissetulekud on väiksemad. Samal ajal IT-teenuse hind kipub olema globaalselt üsna sama. Et Soome ettevõtja peab sama palju maksma kui Eesti ettevõtja, sest see IT-teenust saab väga kergesti müüa üle piiride. Ja loomulikult on ka Eesti ettevõtted kipuvad olema ju keskeltläbi märksa pisemad kui suurtes riikides. Keskmine Eesti ettevõte on tegelikult ikkagi väga väike ettevõte. Ja sellist väikestel ettevõtetel on ka märksa keerulisem mingid oma digilahendusi välja töötada, et neil on vaja pigem selliseid universaalseid lahenduid, millega siis oma tootmist paremaks muuta. Aga see ei tähenda, et me sellega tegelema ei peaks tegelikult vastupidi, et me peame mõtlema selle peale, et kuidas majanduses tervikuna just nimelt leida selliseid lihtsaid viise, standardsemaid võtteid, kuidas saab muuta seda digitaliseerimist, tuua erinevate protsessid sisse, olgu see logistika, olgu see laopidamine, olgu see midagi muud. Ühe mõtte tooks siia sisse, et me oleme kuidagi harjunud nagu kõiki asju ise tegema. Ehk siis spetsialiseerumine on meile natukene võõras, sellepärast, et ikka ju sa pead kodus kõikide asjadega ise hakkama saama, mistõttu sul ei teki sellist ühte spetsiifilist oskust, mida sa eelisarendad. Ja nii ongi, et sul on ettevõtetes kõik need oskused olemas mingisugusel tasemel, aga see ei ületa sellist maailmataset. Kui mõtleme, et nagu kõik ühiskonnad on sellised nagu püramiidid, kus all on sellised baasoskused ja üleval on sellised maailmatasemel oskused, siis Eesti majandus on nagu selline post. Et meil on selline väike baas ja meil on väga kõrge tipp, ehk siis meil on olemas kõikides valdkondades näiteid maailmatasemel oskustest, aga ütleme, et see ei põhine sellisel laial põhjal ja kui me mõtleme näiteks erinevate äriideede peale, siis tavaliselt õnnestumise taga on ajastus, oled õigel ajal õiges kohas. Et ma väidan seda, et Eestis on väga palju asju õigel ajal, lihtsalt vales kohas. Kas on mingi selline Andrese töömentaliteet, mille Tammsaare juba kirja pani, et me tahame ikkagi
et meil on see oma see taluvõu piltlikult öeldes igal ettevõttel, iga ettevõte ikkagi peabki selle eest ise nagu otsast lõpuni hoolt kandma, selle asemel, et võib-olla tegeleda kitsalt, ma ei tea, hobuse tõuaretusega, vaid ikkagi sa tahad ikka muru niita, seapõrsas peab kusagil olema, lehmamullikas ja nii edasi. See on väga loogiline mõtlemine, kui sul on tõesti ligipääs väga väiksele hulgale inimestest, et meil on väike turg ja me arvestame sellega, et klientide soovid on erinäolised, me peame neid kõiki teenindama ja see on selline üldine mentaliteet. Teine mõte, mis ma siia juurde paneks, on see, et meil on soov kütta ahju, kui ahi on soe. Ehk siis selline valmidus investeerida, korraks jätta oma põhitegevus kõrvale ja hakata tegelema uuendusega. See on selline asi, kus on vaja kohalikke näiteid. Apple'iga ei tohi Eesti ettevõtjate ette minna öelda, et see on innovatsioon, sellepärast et nad ei usu seda. Nad tahavad oma käega katsuda. Ülo ja Piret siis, jah. Et selle ambitsiooni puhul ja mõelda seda, et Eesti on väike turg, siis tegelikult ma arvan, et siin eriti nooremal põlvkonna ettevõtetel on seda järjest rohkem näha ja ma arvan, et see muutus järjest kiiremini tuleb, et tegelikult see arusaam, et tegelikult Eesti ei ole meie turg. Et me räägime ikkagi miinimum Euroopa Liidu ühisest turust, kus me saame asjatada ja tegutseda. Ja arusaam, et meil on nagu selline väga suur, ka globaalse mõttes tegelikult me oleme ühe suurima turu peal täiesti võrdsete tegijate seas. Ja meil on vaja lihtsalt neid oskusi ja teadmised, kuidas võib-olla soome keeles oskame hästi asju ajada, aga portugali keeles läheb nagu keerulisemaks, ja mis seal see regulatiivne keskkond täpselt on, aga et selle endale paremini selgeks tegemine ja nende võimaluste kasutamine. Mina näen, et see on meie see eduvõti, et ettevõtted ei vaataks ainult seda oma õue. Tahan siia sisse tuua täiesti oma vaatevinklist teema jälle, et tervisetehnoloogias jällegi ettevõtted tegelikult saavad seda tuge, et nad ei ole, kui nad vähegi tahavad ja leiavad üles klastri Tehnopoli, võib-olla Accelerate Estonia programmi, siis nad ei ole üksinda, sest meil on juurde pakkuda niivõrd palju ekspertiisi, mida sul endal ei pea ettevõttes olema. Ja meie ettevõtted enamasti ongi 2 meest ja koer, eks ole, et tõesti pisikesed idud, nagu sõnagi ütleb. Aga meil on väga palju ressurssi pakkuda väljaspoolt kuni nende eksporditurgudeni välja, kus meil on olemas tegelikult ka need inimesed olemas, kes räägivad sulle ära, mis on Hollandi või Portugali tervishoiuturul toimumas, sest tervishoid paraku on jällegi selline väga killustatud turg. Nii et selles mõttes julgustan küll ettevõtteid, kes ükskõik mis majanduse värvi poole nad suunduvad, siis leidma üles neid õigeid tugistruktuure ja organisatsioone, kes neid toetavad. Mikk, millal meil siis nüüd see eksponentsiaalne plahvatuslik kasv ees seisab? Tehnoloogiasektor tegelikult on Eesti majanduses võtmas üha suuremat jalajälge. Need otsused, mis selle õitsenguni viisid, nagu Ülo kirjeldas, võib-olla tehti juba siin 10 või paarkümmend aastat tagasi. Kui suure mõjuga tegelikult ühiskonnale läbilõikeliselt see tehnoloogiasektori kasv ikkagi olla tõotab ja kas me näeme siis seda keskpärase lisandväärtuse loomise nõiaringist väljumist ka või me tegelikult ikkagi paneme kogu aeg piltlikult öeldes 10 senti kilomeetri pealt otsa, et kas meil on need tingimused täidetud, et see päris hüppe teha, see päris innovatsioon ka luua siin Eestis, mis meile selle suure lisandväärtuse hüppe? Ma arvan, et me juba hüppame. Kindlasti ei ole veel kõik selle hüppava tiigri rakukesed sellest aru saanud, et muutus on käimas ja paljud neist ei tulegi selle hüppega kaasa, et võib-olla lõviosa ei tule, aga siis turu loogika teeb seal omad korrektuurid. Ma toon siia sellise paralleeli, et kui ma 2015 umbes majandusministeeriumisse läksin ja siis oli seal ees siuke loosunglik eesmärk, et aastaks 2020 võiks Eestis olla 1000 iduettevõtet, tehnoloogiaettevõtet. Toona neid loendati kokku võib-olla umbes 400 ja tundus nagu täiesti mõttetu ja lootusetu slogan, et millest te räägite, et me ju ei jõua sinna, et miks me paneme sellised eesmärke endale. No aga praegu on need umbes 1200, et see eesmärk tuli nagu kuhjaga täis ja ma olen väga päri sellega, et me peaksime juba harjuma mõtlema miljardites. Täna me ilmselgelt veel seda ei tee. Eri põhjustel miljarditesse ulatuvaid projekte me tajume ohuna endale. Mõnikord need võib-olla ka on, aga siis võiks nagu kõigepealt järele uurida, kas ikka on. Aga ma arvan, et see hulk seda sorti mahuga
ettevõtlusvorme, uusi ideid tuleb ühel hetkel ikkagi sellise hooga peale, et me ilmselt juba 2-3 aasta pärast on see nagu normaalsus meie jaoks. Nagu suur osa nendest ettevõtetest toodavad ju kahjumit täna. Et minu küsimus ikkagi lihtsa tööinimesena on see, et millal me näeme nagu seda tohutut hüpet SKP-s, mis ka minu tööandjal võimaldab mulle maksta 2 korda kõrgemat palka. See sektor kasvab umbes 30% aastas ja siis tööjõu hulk, mis sinna pannakse, on vist samuti 1000 või 1200 inimest aastas aina juurde. Programmeerijad ostavad aina uusi kortereid, aga rahvamajandus tiksub kui palju? Vaata, see on tegelikult ka väga konkreetselt minu programmi iva, et kogu see investeeringud ja see mõtlemine, mis Eestisse jõuab, et see oleks suunatud ka nende ühiskondlike nurjatud probleemide lahendamisse, et selleni ma arvan, nagu päris mõjuni me jõuame võib-olla tõesti alles 5 või 7 aasta pärast, kui me oleme need turutingimused mingites sektorites ümber kujundanud ja siis hakatakse sinna peale neid ärimudeleid ehitama. Aga ma arvan, et see on ka vältimatu, lihtsalt tulevik on ebaühtlaselt jaotunud ja ma usun, et ta jõuab ka teistesse kohtadesse nagu lähiaastatel ikkagi. Kui me nüüd mõtleme selle peale, kui paljud inimesed mängivad lotot lootuses võita, siis palju turvalisem on iduettevõtluses teha erinevaid eksperimente, proovida midagi ära, dokumenteerida see ja anda teadmine edasi. Ärge sinna minge, see ei tööta. Ehk siis iga selle katsetusega me saame uue teadmise, mis tõttu kõik need ebaõnnestunud katsed ehitada mingisugune teenus, annavad meile uut teadmist, toovad kokku meeskonnad, kes oma kas siis järgmises või ülejärgmises projektis jõuavad kullani. Küsimus on, kui palju me teeme katseid. Täpselt see sama arvuline hulk katsetusi on tegelikult see, mis seda edu tagab. Lõpuks tuleb lotovõit ainuüksi nii-öelda 2 piletiga või 2 pileti vahel üks võidab, kui kõik ebaõnnestumised on ära tehtud juba. Põhimõtteliselt küll. Piret. Aga selle eest, kui see jällegi toimub selle hõbemajanduse vallas, see suur läbimure, siis võidavad kõik. Ka sina, Johannes, ma arvan, et sellel ajal, kui sa oled jõudnud juba sinna ikka, siis tuleb see kasu sulle päris kindlalt koju kätte. Ja nagu sa ütlesid, Marko, et ma näen enda valdkonnas samamoodi, et see algus, see rohujuure tasandil ideede kasv on olnud tohutu ja ma ei julge öelda, et järgmise 3-5 aasta jooksul on ka tervises ükssarvik olemas, aga meil on vähemalt olemas nimekiri ettevõtetest, kes võiksid sellest potentsiaalselt saada. Et kui me vaatame kõiki neid alustingimusi, mis meil on, et see 10+ aastat juba kogemust andmetega toimetada, see digipädevus, mis kasvab, usk digiteenustesse, mis samamoodi kogu aeg kasvab, paneme siia juurde veel geenivaramu müstiliselt suure ja veel salapärase andmebaasi, mida hetkel väga kasutada ei saa, siis ma usun, et see vundament on päris tugev ja 3-5 aasta pärast on meil see nimekiri vähemalt olemas nendest ükssarvikutest, kes teevad sinu elu paremaks. Ülo, kuidas teile tundub, kas see tehnoloogiasektori jalajälg Eestis ikkagi hakkab sellise hooga kasvama, nagu me kõik loodame, või me tegelikult näemegi seda siis, kui siin kõnelejal on need hallid lokid juba? No lootust ei tohi kindlasti kaotada ja pingutama selle nimel peab. Paraku muidugi natuke seda hoogu maha võttes tuleb tunnistada, et ega rahvusvahelist kogemust seni me liiga palju ei ole näinud, kus selliseid edulugusid väga kiiresti on. Et kui me vaatame kas või Eesti näidet, mis on viimase 30 aastaga umbes toimunud pärast taasiseseisvumist, siis me oleme ise üks suur edulugu. Tegelikult see, kui kiiresti me ja kuhu me oleme jõudnud. Teised kadestavad meid. Ja lootus, et me siit sama kiiresti nüüd suudame edasi kasvada. Et see on tegelikult küllaltki läheb vastuolu sellega, et kui me näeme, kuidas on teised riigid üldjuhul arenenud. Jah, on väikseid üksikuid erandeid, näiteks see sama Iirimaa, kes on suutnud teatud klastrites, mis seal salata, maksusoodustuste või väga suurte maksusoodustuse rahvusvahelisele ettevõttele näiteks saavutada mingisuguseid eeliseid ja nii edasi, aga see üldine loogika pigem ütleb, et see on mida lähemale me jõuame sellele maailma eesrindlikule tasemele, seda raskem on sealt kiiresti edasi kasvada. Aga see ei tähenda, et me ei peaks pingutama. Loomulikult peaksime pingutama. Loodetavasti see juhtub. Aga jah, kui me vaatame niisuguseid tavapäraseid majandusmudeleid, siis see pigem on 2-3% aastas. Ja tihti on ka ju see Eesti mure, et meil on küll need ükssarvikud, mida me nii-öelda Eesti ükssarvikuks nimetame justkui hästi palju, aga palju neist tegelikult Eestis on. Et meil on nende arendusüksused Eestis.
Mikk mainis just seda nurjatute probleemide olemasolu, et kui me mõtleme selle peale, et Eesti on olnud edukas teatud taustsüsteemis, siis see taustsüsteem on pidevalt muutuses. Ja võtame 1894 oli maailmas esimene keskkonnakonverents, kus otsustati ära, et linnades olev sõnniku probleem on lahendamatu. Siis 1915 olid linnades autod, sõnnikut ei olnud, probleemid olid lahenenud. Mikk, ma annaksin lõpetuseks sulle sõna, kas me tegelikult oskame oma seda väikest edumaad praegu ära kasutada, et selles globaalses konverentsis Eesti majandus tõesti mitmekordistada? Mina üritan ikkagi optimistlik inimene olla, et oskame ja sellepärast naljakal kombel, et meil on eestlaslik alaväärsuskompleks, me pidevalt tunneme, et peame ennast maailmale tõestama ja see tekitab meile selle hästi vajaliku pakilisuse, et me peame olema nähtud, me peame olema tähtsad teiste jaoks ja see on kui innovatsiooni jaoks kõige suurem vedur üldse. Head panelistid, meie aeg on kahjuks läbi. Suur aitäh selle mõttevahetuse eest. Mul tekkis küll mingisugune helge lootus ilusale vanaduspõlvele, kus Siiri mulle täpselt õige tableti annab ja võib-olla isegi tuletab meelde prantsuskeelt, mida ma kunagi Belgias en croissant õppida püüdsin. Aitäh, et olite meiega. Hetke pärast jätkame juba ringmajanduse põnevatel radadel. Püsige kanalil.